Tere! Minu nimi on Ilona Evelin Rannala ja töötan igapäevaselt Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse dotsendina ja noorsootöö korralduse magistriõppekava juhina. Ja täna on mul Tallinna Ülikooli poolt hea meel teile tutvustada koolitusprogrammi Kvaliteetsed noortevaldkonna teenused. Sellesse programmi on oodatud kohaliku omavalitsuse juhid, kes vastutavad noortevaldkonna eest kohalikul tasandil. Spetsialistid, teenistujad valla- või linnavalitsuses, noorsootööasutuste juhid, huvikoolide juhid. Koolitusprogramm räägib kvaliteedi juhtimise põhimõtete kasutamisest noortevaldkonnas ja aitab jõuda väga praktilise lahenduseni. Ehk et koolitusprogrammi lõpus valmib igale omavalitsusele üks noortevaldkonna teenuse standard, oma valitud. Me teame, et huviharidus ja noorsootöö on tänases Eesti õigusruumis jäetud kohaliku omavalitsuse korraldada. Ja samamoodi teame, et omavalitsused on väga erineva võimekusega, väga erinevates olukordades, mis tähendab, et noortevaldkonna teenuste sisust ja kvaliteedist võib meil olla üsna erinev arusaam üle Eesti, mis omakorda tähendab seda, et noored üle Eesti saavad väga erineval tasemel teenuseid noortevaldkonnas, nii noorsootöös kui huvihariduses. Ja seetõttu on võib-olla see küsimus, et kuidas need teenused viia heale tasemele igal pool Eestis, hästi oluline. Ja hästi oluline on see küsida, et kuidas me oma omavalitsuses saame viia noortevaldkonna teenused täiesti uuele tasemele. Ja nendele küsimustele saabki koolitusprogrammis vastused. Ja mitte ainult vastuseid, vaid nagu ma enne ka ütlesin, väga praktilise, ühe konkreetse teenuse standardi, kus siis teenuse sisu ja nõuded on kirjeldatud. Koolitusprogramm koosneb 3 moodulist ja sisuteemade osas me räägime kvaliteedi juhtimise põhimõtetest, räägime, kuidas neid rakendada või kasutada noortevaldkonnas, õpime tundma erinevaid kvaliteedijuhtimise tööriistu, õpime tundma erinevaid kvaliteedimudeleid, seejärel arutame selle üle, kuidas teenuse loomise protsess käib ja kuidas standardini jõuda, mida standard sisaldab. Ja seejärel räägime juba natuke laiemalt ka sellest, kuidas muutuseid üldisemalt kohalikul tasandil juhtida, et need standardid leiaksid tõesti ka kasutust igapäevaelus ja seeläbi aitaksid teenustel muutuda paremaks. Moodulite vahel on kodutööd, me ootame, et igast omavalitsusest tuleks vähemalt 2 inimest ehk selline mõnus tandem, kes toetaks teineteist, aga see tandem või see omavalitsuse tiim saab endale toeks ka mentori ja saab alati nõu küsida ka koolitajatelt ja lisaks veel ka juba koolituse pilootprogrammis osalenud kohalike omavalitsuste esindajatelt. Nii et koolitusprogrammis ei jää keegi üksi ja koos jõuame selleni, et noortevaldkonna teenused on paremini lahti mõtestatud ja lahti kirjeldatud igal pool Eestis. Juba programmis osalenud omavalitsuste esindajad on öelnud, et see programm on selles mõttes väga hea, sest ta nügib sellist ühtlast arusaama noorsootööst, mis omakorda aitab kaasa noorsootöö paremale mõistmisele ja väärtustamisele, mida me kõik noortevaldkonnas ju väga soovime. Aga omavalitsuste esindajad on ka esile toonud seda, et selles koolitusprogrammis osalemine andis neile võimaluse koos arutada erinevaid teenuseid, märgata neid erinevusi ja hakata mõtestama seda, kuidas nagu ühtlasel ja ühisel viisil paremate teenusteni jõuda. Siiani osalenud inimesed on öelnud, nad kindlasti tahavad nende kohtumistega jätkata, nii et see koolitusprogramm loob tegelikult ka sellise väga hea pinnase edasiseks koostööks. Nii et tulge koolitusprogrammi, ootame teid ja toetame teid selle koolitusprogrammi läbimisel. Aitäh teile!